No võib ju küsida, mida seal Järva-Jaanis teha saab, aga väga paljudki. Kõigepealt loomulikult tuleks alustada näiteks Järva-Jaani ekskursiooni Orina mõisast. Seal traktoriõppeklassis vaimustav performance. Peale seda saab minna Koduloo muuseumisse, mis asub samas majas. Kui Koduloo muuseumis on käidud ja võib-olla Orina mõisas maja peal ka, siis saab minna näiteks kohe 50 meetrit meist eemal asuvasse Magnoolia teleülekandebussi, vaatama, kuidas vanasti teleülekandeid tehti. Sealt otse 50 meetrit edasi kinomuuseum, fantastiline koht, mida ükski inimene praktiliselt Eestis ei tea, et eksisteerib, aga kui seal ära käib ja Nuupagadi filmi vaatab vanade lintide pealt, siis see emotsioon on suur. Kinomuuseumist edasi üle tee on kohe vanatehnika varjupaik, laotud üle 600 vana masina mitmel hektaril laiumas ja samas kohe ka muuseumide keskus, vanatehnika muuseum, tuletõrjemuuseum ja siis on meil seal Hobutalu muuseum, siis on meil seal Pikatuba muuseum, meile saab tulla matkama, tennomatkad, teha selliseid huvitavaid üritusi, diskgolfi saab teha, vana retrobussiga saab sõita ja no igasuguseid huvitavaid asju välja mõelda. Ma ei teagi, mis muuseumid seal kõike veel on. Ja muidugi toitlustusvõimalused, värske ja soe pirukas otse ahjust kohalikult tegijalt. Majutuskohti jagub ka, ma arvan, et mingisugune 30-40 inimesele. Järva-Jaani on üks tore koht, kus saab igasuguseid huvitavaid asju teha. See läheb peale kõigile, ei pea olema tehnikuhuviline, kõigile. Nii et tere tulemast Järva-Jaani aastal 2026 ja edasi.